10. Issand, ma olen sellel teemal nii palju rääkinud ja samas ma ei ole kindel, kas enesearmastusest ja unikaalsusest ja individuaalsusest saab ikka kunagi päriselt liiga palju rääkida. Värav 10 on võib-olla üks selliseid põnevamaid, mõnes mõttes ka keerulisemaid ja sügavamaid arhetüüpseid energiaid human disainis, vähemalt minu enda arvates. Ja värav 10 on minu kuu ehk siis edasiviiv jõud. Ja värav 10, enesearmastus. Ehk siis võib-olla oleks hea alustada sellest, et värav 10 on üks 4 universaalse armastuse väravast. Universaalse armastuse väravad on 10, 15, 46 ja 25. Ehk siis teatud mõttes nagu identiteedikeskus on need käed ja jalad. Ja värav 10, armastus, enesearmastus, universaalsel tasandil siis selline armastus iseendana elamise ja elu kogemise vastu. Ehk siis selline sügav, vahetu elukogeja, eluseikleja seisund. Et armastus elus olemise ja iseendana elamise vastu. Kui sul endal nüüd on värav 10 või siis tegelikult mis tahes muu värav, mis värav 10-ga ära lingib, 34, 57, 20, siis ma usun, et see seisund on sulle tuttav, kus sa oled nii vahetu kogeja, et ei ole mingit analüüsi, ei ole mingit hinnangut, ei ole seda kriitilist kõrvalseisjat, kes kuidagi püüab anda hinnanguid, et kas sa teed õigesti või mida teised sellest arvata võivad või kas see oli sobilik. Et värav 10 on siin selleks, et lihtsalt olla ise. Ja kui sul on värav 10, siis sa oled siin selleks, et lihtsalt olla sina ise. Ja see kõlab nii lihtsalt. Aga tänapäeva maailmas see tee tagasi sellesse lihtsasse loomulikku olekusse on paras teekond. Et kuidas lasta ennast nii vabaks, et sa saad lihtsalt olla see, kes sa oled. Ja püüdmata ennast sobitada mingitesse sotsiaalsetesse normidesse, raamidesse, standarditesse ja püüdmata ennast defineerida läbi mingite rollide. Et meid on väikesest peale kõiki surutud erinevatesse kastidesse. Ja me hästi tihti oleme eemaldunud oma sellisest puhtast ja olemuslikust osast ja see tee tagasi leidmine iseenda juurde. Et alustuseks üks asi, mida ma olen hästi palju, eriti viimasel ajal kuidagi rõhutanud, on see, et me ei ole siin selleks, et õppida, kuidas õigesti elada, vaid me oleme ikkagi siin selleks, et elada. Ja värav 10 on hästi oluline, et sa ei jääks kinni sellesse püüdu kuidagi tundma õppida ennast peatasandil, vaid et sa julgeksid hakata iseendana elama ja laseksid elul õpetada. Ehk siis värav 10 õpib ennast tundma ja läbi kogemise, läbi erinevate olukordade, läbi takistuste ületamise, läbi suhete, läbi erinevate ühenduste. Ehk siis elu õpetab sind tundma iseennast. Elu näitab sulle, milline on sinu see kõige loomulikum olek ja mida tehes tunned sa ennast kõige rohkem iseendana. Mis tähendab seda, et tegelikult on hästi oluline, et sa jääks ainult peatasandil õppima enda kohta midagi, vaid et sa lubaksid elul ennast õpetada. Mis on veel värav 10 puhul hästi oluline märksõna on lihtsus ja loomulikkus. Loomulik on liiga lihtne. Ja meil on alati meid kõiki on õpetatud, et kuidagi see selline teekond iseendani või et see ise olemine või et üldse, et kuidagi olla nagu väärtuslik või eriline, et sellega peab kaasama mingi hästi palju sükst mingit tegevust ja toimetamist, et lihtne on õige. Loomulik olek on sinu kõige lihtsam olek. Ei mingit pingutust, lihtsalt sina sellena, kes sa oled. Ja see on see, kus maagia leiab aset. Värav 10 on maandatud 15. väravasse, mis tähendab seda, et praegu, kui ma seda videot sulle teen, siis kohe on algamas 10. värava transiit ja 10. värava transiidi ajal, kui päike on 10. värav, siis maa on 15. Ja 15 on ka üks 4 universaalse armastuse väravast ja siin elab armastus inimkogemuse, inimkonna, nii-öelda see ligimese armastus. Et värav 15 on hästi seotud ligimese armastusega, mis tähendab seda, et värav 10 mina unikaalse indiviidina ja värav 15 teiste inimeste hulgas. Mina erilise inimolendina, ainulaadse, unikaalse inimolendina, teiste eriliste, ainulaadsete, unikaalsete inimolendite keskel. Ja siin on ka see selline, mida loomulikumalt ja vahetumalt sina oled lihtsalt see, kes sa oled. Seda kergemalt elu lihtsalt joondab su ära sinu loomuliku kohaga inimkonnas.
ja ma ei väsi korrutamast, et ma usun, et mitte keegi meist ei ole siin selleks, et lihtsalt olla kohatäide. Meil kõigil on oma roll ja funktsioon ja igaüks meist on ühest küljest peategelane omaenda laval ja Värav 10-ga on see eriti oluline, et sa oleksid peategelane omaenda elulaval ja hoolikalt valiksid, kellele milliseid kõrvalrolle sa seal annad. Ja samas me kõik mängime ka mingisuguseid kõrvalrolle sageli teadmata teiste inimeste näidendites ja et sa sinna liialt kinni ei jääks. Et selline kõrvalosa kellegi teise näidendis ei muutuks olulisemaks kui sinu enda kandav peaosa, sinu enda eluloomingus. Ja siis lisaks sellele me tegelikult ühest küljest oleme kõige tähtsam rakuke omaenda nii-öelda eluorganismis või nagu mulle meeldib öelda, et enda päikesesüsteemi päike ja meie vastutame selle eest, keda me ligi tõmbame ja kellele millise koha me oma päikesesüsteemis anname, ehk siis teatud mõttes ka kõik erinevad olukorrad, inimesed, et selle orbiidi ja selle, kui kaugel või kui lähedal me neid hoiame ja kui kaua me neid sellel orbiidil hoiame, et selle määrame ka meie ise ära. Ja siin ikkagi see energia mängib väga suurt rolli. Et ühest küljest enda päikesesüsteemi kõige tähtsam tegelane, aga teisest küljest ka lihtsalt üks rakuke ühes suuremas terviklikus organismis ja igal rakukesel on organismis oma roll ja oma funktsioon, samamoodi meil ka inimestena selles suures inimkonna tervikus ja me teame, mis siis saab, kui üks rakuke organismis läheb vastuollu tervikuga, et sellest saab alguse haigus, võib-olla radikaalsemal juhul vähk. Et sama lugu puudutab ka meid inimestena, et mida rohkem me loomulikumalt ise oleme need, kes me oleme, siis seda rohkem elu joondab meid lihtsalt kergusega ära meie enda kohaga siin inimeste maailmas. Ei mingit pingutust, ei mingit sükest pushimist ja läbisurumist. Et Värav 10 on väga seotud sellise ikkagi olemisega, mitte toore jõuga tegemise läbisurumisega. Nüüd, mida vähem on siin seda, mida vähem sa oled sellises lihtsalt armastavas seisundis ja mida vähem sa, tegelikult järgmine tähtis märksõna on aktsepteerimine. Ja see on nii Värav 10 kui ka Värav 15 kombos hästi oluline, et kui palju sina aktsepteerid iseennast. Me oleme väga-väga hõivatud hästi tihti sellega, et me püüame muuta endas midagi, mida tegelikult tuleks aktsepteerida, märgata, hinnata, tunnustada, õppida, armastama, seda eripära. Et päris paljud asjad, millega sina võib-olla, mis erinevad mingist normist või standardist või mida sinu puhul kunagi ei mõistetud või ei osatud hinnata ja märgata, mis muudavad su tegelikult päriselt eriliseks. Et seda erilisust ei ole vaja ära kaotada, seda ei ole vaja muuta, seda on vaja õppida hindama, väärtustama, märkama. Et see on hästi oluline aspekt ja tegelikult päriselt aktsepteerida teist inimest sellisena, nagu ta on võimalik ainult siis, kui sa oled sellises sügavas aktsepteerimises iseendaga. Ehk siis, mida sa võiksid enda puhul, millele sa võiksid, millisele olemuslikule osale iseendast, võiksid sa veel rohkem öelda jah. Olengi selline. Lihtsalt olengi selline, nagu ma olen. Ja mitte teha seda siukse mõruda maiguga, vaid ikkagi sellisest kohast, et okei, see muudab mu eriliseks. Sellepärast, et mitte ükski lillaasal, päriselt ka see lilleaas on ka tuleneb paljuski Värav 10-st, et me kõik oleme unikaalsed lilled sellel ühel suurel elulaval või lilleaasal ja mitte ükski lill, loodus ei loo täiuslikkust. Et need standardid ja normid, mida me inimestena oleme üle võtnud, need on ikkagi asjade maailmale, isod ja kõik muud toredad asjad, et me oleme kõik unikaalsed, me oleme kõik erilised ja meil on kõigil oma need ebatäiused, mis muudavad meid eriti eriliseks. Et kui sa lähed ja vaatad lilleaasa, siis mitte ükski lill ei ole täiuslikult sümmeetriline. Aga iga lill on ilus ja koos eriti mitmekülgne lilleaas on nagu super ilus. Et kui ilus oleks see maailm siis, kui me hakkaksime rohkem hindama ja tunnustama erilisust ja mitte nägema sellises erilisuses midagi ohtlikku, mis on muide Värav 10 varjupool. Ja ei püüaks ennast ka muganduda, et säilitada mingi illusoorne turvatunne. Et eriline olemine on olnud ajalooliselt parajalt ohtlik, silmapaistmine samamoodi. Ja sellega käibki kaasas ühest küljest selline enda mugandamine, olen üks paljudest. Teisalt jällegi see süke vajadus eristuda, olla teistmoodi kui teised, olla nagu erilisem kui teised. Äkki muidu minu individuaalsus kaob ära, kes olen mina muidu selles pajas.
et veel enne, kui ma natuke paari sõnaga sulle Värav10 varjupoolest räägin, ma tahaks tegelikult ära mainida selle Värav10 võrdlemine. Et võrdlemine on igasuguse unikaalsuse surm ja meid on väikesest peale õpetatud võrdlema sisuliselt, nii kui beebi sünnib, siis nagu mõõdame, kaalume ära, võrdleme teda teistega, võrdleme teda keskmisega ja nii see jätkub ja siis kooli ajal meid võrreldakse juba selliste erinevate soorituste poolest, et sisuliselt pannakse, ma ei tea, pärdik, elevant ja vaal ja koolibri ära tooma banaanipuu otsast. Et tegelikult lasteaias ja koolis ei hinnata unikaalsust, ei soosita seda, ei tõsteta seda esile, vaid pigem normeeritakse ja püütakse meid suruda mingitesse samalaadsetesse raamidesse. Ja need raamid ei sobi meile ja võrdlemine on see, kus unikaalsus saab otsa. Ja võrdlemisele sellist kiiret ravimit mul ei ole. Küll aga stopid tehnika toimib väga hästi. Et nii kui sa tabad, et sa võrdled ennast kellegi teisega, võrdled oma välimust, võrdled oma keha, võrdled oma vahetut keskkonda, võrdled oma elu, võrdled oma loomingut, mida iganes. Nii kui sa hakkad võrdlema ka oma suhteid, nii kui sa hakkad võrdlema neid, kas mingi standardi, mingisuguse ühiskondliku normi, kellegi teisega või enda mingite ideaalidega, mis muide, jumal seda teab, kust tulevad, et pane pidurit. Värav10-ga oled sa siin selleks, et elada täiesti unikaalset elu, sellist elu, mida mitte keegi teine pole elanud, mis tähendab ka seda, et luua midagi enneolematut, teha asju täiesti sulle omasel, aga täiesti loomulikul moel, millest teised ei pruugi üldse aru saada, see võib teiste jaoks olla siuke nagu vau, mis see on. Et kui sa vähegi saad, siis ära võrdle. Sest et loomulikult sina lihtsalt iseendana, kas siis 10-20 väljendades ennast sulle omasel loomulikul moel, 10-34 edenedes ennast väestavalt toore suure loodusjõuga oma enda eluteel või siis 10-57 kasutades oma intuitsiooni, et luua ilusat keskkonda enda ümber, et puudutada iluga ka maailma, et tegelikult 10 on väga enesekeskne ja siin ikkagi see sihuke minu elu on minu kõige suurem looming võiks olla läbiv teema, aga mitte niimoodi, et ma olen eraldatud, vaid et minu lillepeenar, minu elu on minu lillepeenar ja minu lillepeenar on vaid üks tükike sellest suurest pargist. Ja kui nüüd mina kannan hoolearmastusega hoolt oma enda lillepeenra eest, siis tegelikult see inspireerib ka teisi. Parimal juhul mitte kopeerima seda lillepeenart, vaid rajama kõrvale ka enda unikaalset, täiesti kordumatut lillepeenart ja kandma sellest hästi hoolt. Ja siis see muutus laieneb ja ühtäkki ongi, et ühest peenrast on saanud siuke väga mitmekülgne park, mis tõmbab ligi väga palju liblikaid mesilasi ja mida rohkem on liblikaid mesilasi, seda mitmekülgsem ja ilusam ja vitaalsem see park on, eks ju. Et Värav10 on väga inspireeriv. Aga ja 10-20 on ju ka üks juhtimise kanalitest, aga see juhtub hästi loomulikult. Ja siis 10-kas ei ole siin parimas väljenduses selle peal väljas, et pälvida tunnustust või teistele meeldida, sest et kui siin on püüd teistele meeldida, siis see viib välja loomulikust olekust, siis ei ole võimalik enam sellest puhtast kohast luua ise olla, sest et siis saab kohe alguse mugandumine, sama lugu võrdlemisega, et mugandumine on miski, mida me oleme täiega õppinud ja seal nii kui tekib mugandumine, siis on kohe hakkan püüdma teistele meeltmööda olla, mis tähendab seda, et suruma ennast mingitesse raamidesse, mingit külgi endast kuidagi nagu mugavamaks lihvima. Me ei ole siin selleks, et olla mugavad, me oleme ikkagi siin selleks, et särada ja rikastada seda maailma enda unikaalsusega. Et see on hästi oluline veel üks tahk Värav10-st. Issand, et mitte nüüd väga pikalt, sulle pikalt laialt seletama jääda, kuigi ma võiks sellest kõigest lihtsalt nagu nii pikalt rääkida, mul on nii palju öelda Värav10 teemal ja kui sa tahad rohkem teada, siis tegelikult sa oled täiega teretulnud minu seiklusele, et minuseiklus.ee teeme seda transiidiseiklust ja seal on ka Värav10 kohta pikem postitus ja tegelikult lausa 2 audiofaili, millest üks on siuke Zoomi salvestus ja teine on siis transiiti puudutav. Aga mida ma tahaks sulle varjupoole pealt ära mainida, et üks osa Värav10 varjupoolest on selline ennast salgav mugandamine ja pisendamine, ehk siis tead sa selline märterlikkus iseenda arvelt ja sellest ei võida mitte keegi, sest see on ebaehe. Ja teine pool on võib-olla selline nartsissistlik eneseupitamine, kus on nagu ainult mina, ainult mina, kõik mulle ja varjupooles on kogu see jada tegelikult erakordselt vägivaldne.
et siin sünnib kas väga väestav unikaalne energia või siis see, kus me tegelikult inimestena muutume nii orienteerituks iseenda ellujäämisele, et me muutume ohtlikuks teistele, maailmale, tervikorganismile, lähme vastuollu tervikuga. Et hästi oluline on endas ära tunda neid kohti, kui sa püüad muganduda, ehk siis teha nii, et teistel oleks sinu arvelt hea, tead, nendes kohtades ei võida mitte keegi. Ja et parimad teod, sellised, mis teenivad ka nagu teisi inimesi ja tervikut, tulevad ennast armastavast kohast. Ja enesearmastus on väga tugevalt seotud ikkagi sellise austusega, elu pühadusega, eneseväärikusega, et need on kõik olulised märksõnad. Ja siis teine pool, et olen erilisem kui kõik teised. Et üks suurim kingitus on näha ilu, unikaalset ilu ja erilisust teises ja mitte näha seda sellisel kujul endas, aga teada, et nii mina olen omamoodi eriline ja et siin maailmas on nagu kõike piisavalt kõigile ja oma kogu unikaalsuses ja erilisuses meil on kõigil oma koht. Täpselt see koht, mida me vajame, mida me oleme endale valinud ja et igaühele meist on kätte jagatud täpselt need kaardid, mida meil on vaja. Ja et ma võib-olla üks sihuke hea näide siia lõpetuseks, et ma olen palju sellest ka rääkinud, aga et kui mina nagu esimest korda nägin oma HD-kaarti, ma olin väga pettunud. Ja tükk aega ma kuidagi võrdlesin enda kaarti teiste inimestega, mul tundus, et kõik defineeritud südamed on nagu saanud nii palju parem, et neil on nii palju parem potentsiaal jagatud ja siis on nagu mingid kanalid, mingi 14-2 on ju nagu mul seda pole, mis asja, vaata, et ja 3-5 ka veel on ju, et ma tundsin, et mul on kuidagi jagatud kehvemad kaardid kätte ja läks tükk aega enne, kui ma sain aru, et oota, aga tegelikult mind on loodud, ka HD võtmes on ju, ja me oleme kõik nii palju enamad kui human design, aga et ka human designi võtmes, et oota, aga ma olen täpselt selline, nagu on vaja ja tegelikult just selles koosluses on oma magic ja ka kogu selles varjude valguse mängus ka, et kui sa vähegi saad ja ma tean, et sa saad, siis palun õpi rohkem hindama ja märkama ja nägema omaenda unikaalsust ilma seda võrdlemata millegi välise või kellegi teisega. Armasta oma erilisust lihtsalt läbi oma erilisuse armastamise ja lihtsalt ela iseendana. Et see on see, kus maagia leiab aset. Maailmal on sind ja sinu unikaalsust väga vaja. Ja sul on väga oluline roll kogu selles tervikus.